kui me vaatame, kuidas meil treenitus tekib ja mis on need põhimomendid meie kehas, siis võime need jaotada kaheks. Ühed on teenindavad mehhanismid ja teised on täideviidavad mehhanismid. Kõrvalt sõitsid ratturid siit mööda ja kui need jookseksid ka siit mööda, siis võime öelda, nad treenivad teenindavaid mehhanisme. Ühesõnaga südant, ainevahetust. See on ükskõik, mis kehalist aktiivsust sa teed, sel ajal me treenime enda teenindavaid mehhanisme, mis aitavad seda tegevust ellu viia. Nii. Aga jooksja areneb eelkõige joostes, jalgratta sõites, kuid jah, et ühine osa on neil need teenindavad mehhanismid. Täideviidavad mehhanismid on siis tugiliikumisaparaat ja seetõttu võib aasta aegadest lähtuvalt tegeleda erinevate sportlike aktiivsustega, sportliku tegevusega ja seetõttu ütleme sellised nagu Tartu maratoni need 4 või 5 üritus või nüüd on kuubik juba, et sõltuvalt aasta ajast toimub üks sportlik tegevus, kas siis suusatamine, jalgratas, jooks või uisutamine. Et mina soovitan küll selleks, et jalgu säästa, vahetevahel jooksjatele kasutada ka teisi treeningvahendeid, et me südant ikka treenime, aga me säästame jalgu eelkõige oma põhitreeninguteks ja tippsportlased kasutavad küllaltki palju sellist meetodit, et taastavate treeningute puhul kasutatakse siis muid treeningvahendeid selleks, et säästa jalgu põhitreeningute läbiviimiseks. Tahame mingit eesmärki saavutada, siis kõige olulisem ongi see endale see püstitada ja selle poole liikuda. Loomulikult ei ole võimalik üleöö või kiiresti minna kohe maratoni starti, et ikkagi kui me oleme suhteliselt passiivse eluviisiga inimene olnud ja viimane aeg on alustada natukene ka kehalise liikumisega ja me tahame saavutada teatud tulemust, siis see võtab aega ja kõige olulisem on see, et juba see mõte ja me oleme selle juba teoks teinud, et me hakkame treeningutel käima, hakkame jooksmas käima, siis see peaks saama meie igapäevase tegevuse, igapäevase elu üheks kindlaks osaks, elustiili osaks ja siis on võimalik ka saavutada teatud eesmärke. Loomulikult need võtavad aega, aga kui me regulaarselt harjutame, siis me saame sellest ka kasu ja tunneme rõõmu sellest ja ma arvan, harrastussportlase puhul ja tervisesportlase puhul ongi see kõige olulisem, et see peaks meile rõõmu pakkuma, me naudime seda ja me tunneme seda, et see teeb meid tugevamaks ja paremaks ja meil on rohkem jõudu organismis ja saame oma muude igapäevaste tegevustega hästi hakkama.